Tervist! Siis on pilt selge, et peal. Väikese sammu selleks, et härrad, kes mööda sõidavad siit, saavad aru, et meil on seda eluliselt vaja. Äkki mõtlevad. Algul läheb. Valitsusliikmed paluvad siia trepi juurde. Kas meil on kõik valitsusliikmed? Mis siis oli meid rohkem? Aitäh! Läheks sellega, et tapeedivahetusest piisab, siis oleks väga Veski varemed on näha ja seal on pilt. Tuuleveskis. Nii, aga nüüd me lähme sinna. Lähme tagasi siis sinna, kus istub välja. Tänase istungi peab Vabariigi Valitsus siin Läänemaal, Põgaris, Mäevalla palvemajas, mis on Eesti poliitilises ajaloos erilise tähtsusega paik. Just siin pidas peaminister Otto Tiefi valitsus 3 sajandi eest oma viimase istungi. See koht on väga oluliseks tähiseks meie iseseisvusele ja riiklikule järjepidevusele. Tänase väljasõidu istungiga meenutame oma varasemate ametikaaslaste 75 aasta tagust missiooni, mis leidis lõpu just siin, selles samas palvelas 1944. aasta septembris. Ülesanded, mis langetasid Otto Tiefi valitsuse kanda, olid Eesti Vabariigi järjekestvuse seisukohalt erakordsed. Meil on täna päevakorras hoopis teistsugused teemad kui toonasel valitsusel. Meie saime täna siia sõita mööda rahulikke teid läbi kauni ilusa Eestimaa ja Läänemaa maastiku. Nendest meestest paljude jaoks jäi see aga viimaseks sõiduks mööda veel anastamata maad. Nende pühendumus Eesti riigile olgu kindlasti meile eeskujuks, kui ka meie ülesanded praegusel ajalooetapil ei ole nii eksistentsiaalsed. Seesuguseks pühendumiseks peab põhimõtteliselt aga valmis olema iga riigi teener, iga minister. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva juhtrühma esimees Toomas Kiho on olnud lahkesti nõus tegema tagasivaate 75 aasta tagustele sündmustele. Ja hea Toomas, ma annan sõna sulle, palun. Aitäh! Arvest tähtpäev, Otto Tiefi 130. sünniaastapäeva ja tema aastat tagasi olnud meil veel nii kaugel, et riiki oleks tunnustatud, vabadus seda veel käis. Faktilisest tunnustamisest möödub, juriidilist tunnustamisest oli lood tõesti hoopis palju kurvemad. Ja nädal aega tagasi pidas Vabariigi Valitsus oma istungi need olid jäänud. Kes olid jõudnud läände, olid jõudnud juba Rudolf Benno, kaubandustööstusminister. Suur tänu sulle, Toomas. Selge on see, et lisapraam tuleb, muidugi detailidega on kindlasti majandus-taristuminister paremini kursis, aga mina riigihalduse ministrina väga rõõmustan, sest see ju toetab ikkagi jälle ühte piirkonda, ühenduste loomist saarte vahel ja minu teada on see praam ka kuskil välja otsitud juba, mis on võimalik osta ja eelarve läbirääkimiste käigus see otsus ka langetati ja raha praami ostuks on olemas. On planeeritud siis tegelikult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelarvesse järgmise lõigu projekteerimine ja see raha on seal olemas, nii et vähemalt saab öelda, et see tegevus jätkub ja see lõppeesmärk kunagi tuleb. Kahjuks on raske öelda, mis aastal see saabub, kui on võimalik jõuda mitte ainult Haapsalusse, vaid ka Rohukülla juba rongiga.
aga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tegutseb jälle minu poolt ka suured kiitused. No minuni ei ole mingisugused materjalid ega hagid jõudnud, kui tuuakse välja konkreetsed põhjused ja põhjendused, miks uut uurimist vaja on, siis õigusriigis tuleb see läbi viia. Mul siseministrina on praegu väga raske hinnata. Uurimine tähendab eelkõige ikkagi ju pigem olemasolevate dokumentide, igasuguste fotode päästmisdetailide, fikseeritud materjalide ülevaatamist. Me ei saa siin praegu mingit politseilist uurimist teha, veel arvestades ka seda, et on riikidevaheline hauarahu välja kuulutatud vraki juures. Vrakk sellisel kujul uurimisele ei kuulu, see tähendaks siis juba riikidevahelise kokkuleppe sõlmimist. Kui tahetakse ka vrakil mingisuguseid, ma ei tea, lisauuringuid teha. Et tõenäoliselt sellisel juhul peab see teema jõudma valitsusse, valitsus peab vastava otsuse langetama. Mul on praegu väga raske muud kommentaari anda, sest veel kord, minuni ei ole need materjalid jõudnud ja minult ei ole mingit seisukohta ega arvamust küsitud. Ja selle seisukoha ja arvamuse kujundamine eeldaks ikkagi tõsisemat analüüsi. See on väga inimlik, sellepärast, et seal on väga-väga palju vastamata küsimusi ja inimesed tahavad nendele küsimustel vastust saada, mis puudutab nende omakseid ja mina saan täiesti aru nendest inimestest, kes oma õiguste eest võitlevad ja neid taga nõuavad. Aga kui takistuseks või kui suureks takistuseks nüüd uurimisel saavad riikidevahelised kokkulepped hauarahu rikkumise suhtes? No, kokkulepped on kokkulepped nii kaua, kui neid ümber ei vaadata. Ja see ongi küsimus, et kui me leiame, et on piisavalt põhjendatud ja piisavalt vajalik uuesti alustada läbirääkimise nende kas kokkulepete muutmiseks või uute sõlmimiseks, siis tuleb seda teha, sellepärast, et ükstaskõik mis riigiga tegemist on, kui on demokraatlik riik, siis ta peab oma kodanike huvide ees seisma ja neid oma kodanikke kaitsma. Ettepanekud ka heaks kiidetud aja jooksul ja saame selles mõttes selle prügi. Palvemajast oleme valitsusega otsustanud 844 000 eurot. Nimelt, et seda rõdude ja nende võlgade olukord on täna väga halb, mis tõttu on hädavajalikud kriitilised remonttööd on selleks vajalikud, et see kuppel saab taas avada. Nii, kõigepealt TV3 küsib. Sellepärast, et siin 75 aastat tagasi, täpsemalt siis 22. septembril 1944 pidas viimase valitsuse istungi Otto Tiefi valitsus Otto Tiefi juhtimisel ja siit 25. septembril Otto Tief läks oma koju. Nii et meenutada siis seda sündmust ja 75 aasta möödumist Otto Tiefi valitsuse viimast istungist. Ma usun nii, nagu iga Eesti inimesel on need mõtted väga kurvad. See oli ja on jätkuvalt väga traagiline ja ütleme selline suurim laevahuku traagika, mis on siin meie kandis viimasel ajal juhtunud. Nii et ma arvan, et see kaotuse valu on jätkuvalt väga paljudel Eesti peredel ja Eesti inimestel. Nüüd kui rääkida sellest, kas uuesti alustada uurimist, siis tänasel hetkel minul ei ole teada mingeid uusi konkreetseid asjaolusid, informatsiooni. Me peame alati arvestama sellega, et kui poliitikud ütlevad, et nüüd me alustame uuesti Estonia uurimist, siis see peab ikkagi tuginema väga selgetele uutele faktidele või informatsioonile taas hakata neid haavu lahti tõmbama ja saades aru, et see ei pruugi anda tulemust, ma ei pea seda õigeks. Nüüd edasi see, oleme Läänemaa pinnal, Läänemaa rahvast terutab enim soov taastada raudtee, mis kunagi Tallinnat ja Haapsalut omavahel ühendas. Nüüd, mis sellest on saanud, millised on tulemused tänaseks päevaks, mismoodi asi edeneb? No kindlasti on siin uudised positiivsed ja minu meelest seda ambitsiooni ei tasu ainult hoida Haapsalu raudtee taastamise osas, vaid tuleb vaadata ikkagi pikema visiooniga ja minu meelest see on ikkagi korralik
raudtee elektrifitseeritud ühendus siis Tallinna ja Rohuküla vahel, et see annaks ka võimaluse Hiiu maakonnale. Järgmise aasta eelarves või eelarve eelnõus, mille me oleme andnud üle auväärt Riigikogule, on sees ka 2 miljonit selle raudteetrassi järgneva etapi projekteerimiseks. Nii et tänane valitsus soovib sellega kindlasti edasi minna. Nii et siis oli kohe midagi, oli väga huvitav, töötasin ka selles ja